Siin on metsnugise jäljed, aga nad on niimoodi vajumärgatavad, sest koorik teda täiesti kannab ja miks see nugis siin toimetab? Mõnus kuusemets ja oravat on, toitu jagub. Lumi pole paks, hiirt saab hästi kätte. Selline talv nagu sel aastal sobib kõigile metsaelukatele ülimalt hästi. Kui sa niimoodi metsas käid, siis sul nagu üks põnev film jookseb kogu aeg mööda, aga seda peab oskama lugeda ja kui esimesed tähed selgeks saad, siis edasi tuleb asi juba usalda ennast ja naudi metsa. Kõige tähtsam on metsa mitte karta. Ei päeval, ei öösel, ei suured ega väiksed. Eesti metsades ei ole mitte midagi ohtlikku. Eestlased on üldse metsarahvas, kuna rohkem kui pool Eestimaast on kaetud metsaga. Ja kuna me tahame olla metsarahvas, siis iga eestlane peaks tundma kõiki neid kodumaiseid puid ja põõsaid, kes siin tegelikult meie ümber kasvavad. Aga ma pean ütlema, et isegi metsaomanikud ei saa sellega hakkama, et kui võtta näiteks türnpuu või lodjapuu või paakspuu või siis öeldakse, et ju nad mingid põõsad ikka on. Sellest on kahju. Selliseid asju peaks hästi tundma. Hoida ja armastada saab ikka ainult seda, keda hästi tuntakse. Ma ei kujutagi teistsugust elu ette, et maast madalast ma olen seda, mets on keskkond, mida ma hästi tunnen. Ma kuidagi nagu ei tahagi mujal. Eks mul oli linnadega ka tegemist olnud. Aga seal on ainuke soov, et ära ja tagasi ja metsa ja ega ma siis ei pea olema just selles kodukandi metsas. Et minu arust kõik need Eestimaa metsad, need ongi kodumetsad, olgu ta siis Alutagusel või olgu ta Pärnu kandi rabades või kõik need Eestimaa metsad on sellised mõnusad kodumetsad. Ja kui siis kuskil rabas oled nädal aega jutti niimoodi ära elanud, et kedagi pole näinud, siis äkki tulebki tahtmine, et nüüd peaks sauna kütma ja naabrimehega mõne õlle jooma ja siis oskad ja teist poolt ka hinnata, nii et kõik peab olema kuidagi tasakaalus.